Tere, te kuulate podcasti 123, mina olen Ruudi. Mina olen Kaur. Ja täna on meil külaline Milda Lükk. Tere Milda, kuidas sul läheb? Minul läheb täitsa hästi, mul on väga hea meel, et vaheaeg hakkas. Ja, ma arvan, seda meil kõigil hea meel kuulda. Aga tegelikult me hoolime oma külalistest ka, seega me mõtlesime, et me anname sulle ühe kingi selle eest, et sa tulid siia. Oi. Ja nii kaua ma küsin, et miks sina valisid aktiivi ja mitte spordivaimu? See otsus tuli kuidagi, kuna 9. ei võetud spordivaimu ja mina läksin juba 9. aktiivi, siis see kuidagi, kuna ma tahtsin nagu midagi katsetada ja midagi teha, siis see kuidagi tuli loogiliselt, et ma valisin aktiivi. Ja hetkel ma olen jätkanud aktiivis. Mul on käinud läbi peast mõte, et kas ma tahaks ka mingi spordivaimu mingi osaga minna. Aga ma siiski usun seda, et mõistlik on panustada ühte huvigruppi, sest et sa ei jõua panustada 2, nii nagu niimoodi, et sa tõesti oled nagu kohal mõlemis. Tead, kõigil on olnud nagu kuidagi nii põhjalikud ja hästi põhjendatud vastused, miks nad valisid spordivaimu või aktiivi. Mina ütleks, mulle meeldib sport. Ma ei tea, ma lihtsalt olen seal. Ma nagu isegi ma läksin lihtsalt sinna. Või eelmine aasta sõid aktiivis ka ju. Ma olin initsiatiivikas ja siis ma mõtlesin, et ei, mulle ei meeldi. Aga tegelikult ei, ma selles mõttes austan ikkagi selle aktiivi töötega värki. Aga ma tahaks lisada, et see mahlapakk peab olema lõpetatud siis podcasti lõpuks. Aga nagu ma arvan, et enamus siin kuulajad teavad ja et mina ja Kaur tunneme seda, siis mis tunne on olla meie klassi emme, ehk siis nagu, kes nagu ikkagi põhimõtteliselt nagu väga palju osa asjadest ära teeb. No põhimõtteliselt sa teedki kõik ära, seega pole väga kärrib. See tuli kuidagi loomulikult, et ma nagu, kuna ma olin põhikoolis ka klassivanem, siis see kuidagi jätkus, kui me 10. alguses hakkasime seda valima, siis ma nagu tõstsin käe, et ma tahan ka. Ja ma ei ole üksi, tegelikult on ka ju Laura-Liis ja Ronald on ka klassi abivanemad. Ronald teeb ka midagi või? Ei, ta on tubli, nad teevad küll, nad pakuvad abi, ma seda ei ütleks, et nad midagi ei tee. Tegelikult Respekt Ronald ja Laura-Liis. Just. Aga jah, see kuidagi tuli niimoodi loomulikult ja ma ei tea, niimoodi on kuidagi läinud, et kuna ma olen suhteliselt organiseeritud inimene, siis kuidagi sai niimoodi, et ma siis vahepeal tuletan teile asju meelde ja vahepeal kiidan ja vahepeal laidan ja kuidas vaja on. Kas meie oleme head klassivennad? Alati küll. Kas kõige paremad? Jaa. Ei, tegelikult meil on klassiga ju väga vedanud, meil on nagu kõik on kokku hoidvad ja ma ei ütleks, et keegi on nüüd kuidagi, kõik saavad omavahel hästi läbi, kõik nagu sujub ja toimib meil. Jah. Aga Milda, sina oled ju siin koolis käinud 1. klassis saadik, on ju? Jaa. Mis teeb sellest koolist just nagu selle õige kooli, et miks see on nagu see ainuke kool, kus sa tahaksid käia? Ma ütleks see, et see ongi, kuna meil ei ole ainult kool, me tegeleme ka nii paljude muude asjadega, siis ükskõik ilmselt mis teine kool, kui ta teeks ka sama palju, kuna meil kogu aeg toimub midagi, kas on jalgpallinädal, kas on playbox, kas on vabalava, kas on, ma ei tea, sulgpalliturniir, mis iganes. Et nagu see just, et me lisaks koolis õppimisele me teemegi nii palju muid asju, siis see just nagu kuidagi teeb selle kogemuse nii palju lõbusamaks ja huvitavamaks, et sul ei hakka igav koolis. See on hästi palju vaheldust. Ja ei, see on väga hea vastus. Ma väga nõustun ka sellega. Aga ma arvan, et väga paljud kuulajad tahavad teada, õpetajad ka, kindlasti Kristel Reisko ka. Kas sa oled kunagi koogimüügilt raha kõrvale pannud? Nagu meil on siin koogimüügi ilus plakat on ka. Jah, eelmisel aastal ma olin koogimüügi juht ja siis ma selle koogimüügiga tegelesin, aga võt selles mõttes te võib-olla loodate siit vastust, et jaa, kindlasti hästi palju, iga kord pool, ei. Ma olen aus inimene, sest et ma tean ju see raha, mida me kogume, see läheb nii-öelda aktiivi sündmuste tegemiseks, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaks sealt midagi vahelt võtma, pluss
ma tunnen, et see on nagu ebaaus ja see oleks väga nõme. väike mingi Gucci käekott ei ole kunagi nime. mis on tähtsam, kas aktiivisündmus või üks need ilusad kossid? Ei, aktiivisündmus on tähtsam. Pluss pigem mina olen andnud koogimüügile lisaraha, mitte ma ei ole võtnud. See on väga üllas tegevus. True devotion. Aga uurimustööks siis teed siis valentinipäeva palli. Kuidas selle nii-öelda korraldus siis praegu on läinud, et kas on pigem edukas või on pigem, et ei lähe nii hästi või? Ma eeldan, et läheb hästi, aga kuidas sa saad? No aus vastus ongi see, et me tegelikult ei ole väga palju sellega jõudnud tegeleda, sest et kuna ka Noora 11 D-klassist, kellega ma seda teen, siis meiega oleme peakorraldajad Playboxil. Nii et hetkel oleme me nagu pigem pühendunud sellele Playboxile, sest et see on juba vähem kui 6 aja pärast. Et siis natukese see pall on jäänud tagaplaanile, aga siiski me natukese jooksvalt tegeleme mõlemiga. Seega ja nüüd vaheajal ka saame kokku ja teeme koosolekuid ja ikkagi meil on juba mingid ideed ja asjad olemas, et me ikkagi nagu tegeleme sellega. Väga hea kuulda. Aga kas sa oled mõelnud, et tegelikult ma arvan, et te vääriksite puhkust, et äkki tahaksite anda minule ja Ruudile korraldamisvõimaluse? Ma arvan, ma saaks väga hästi hakkama. Kas me võime ise selle palli teha või? Et me võime palli ise ka teha. Aga mis meie siis uuteks teeme? Seda podcasti. Te võite podcasti üle võtta. Anname teile ühe osa. Ma usun, et te saaksite sellega hakkama. Aga te olete võib-olla mingitel hetkedel natuke... Teil on see podcast, ma usun, et see on väga hea teile alguseks ja te saate siit edasi minna. Võt, spordivaimus ka ju teha mingeid, võib-olla järgmine aasta olla juhtgrupis. Sa hakkasid midagi ütlema, et midagi, mis meil puudu oleks, et... Ma ei teagi, kas teil midagi puudu on. Te olete väga tublid ja asjalikud, aga... võib-olla... no tuleb ära. Võib-olla teil on mingid sellist... konkreetsust või aja planeerimist on veel natukese juurde vaja. Ma ei ütle ka, et meie oleme ideaalsed, kindlasti mitte. Ei, meie Ruudiga, no me ütlesime algselt, et me saame kõik osad valmis septembri lõpuks, aga siin me oleme oktoobri keskel, et aga me jõuame, me saame tehtud. Tegelikult me oleme päriselt järeldi. Jah, et te võite tegelikult usaldada meid. Ei, ma väga usaldan teid. Nüüd hakkame siis palliga tegelema. Ideed on alati väga oodatud ja teretulnud. Aga mis sa peale gümnaasiumit ootad teha? Mul ei ole sellist kindlat asja, et ma tean, et ma lähen nüüd sinna õppima. Seda mul ei ole. Ma olen mõelnud mingite erinevate erialade peale, aga mul ei ole mingit kindlat hetkel, et ma tean, et ma tahan sinna minna. Lisaks ma olen ka mõelnud äkki võtta vaheaasta, ma ei tea, minna reisida, käia kuskil, vaadata, avastada maailma. Et mul ei ole sellist kindlat plaani hetkel. Aga ma usun, et mul on veel 1,5 aastat aega, nii et küll see plaan tuleb. 1,5 aastat on tõesti aega. Ja... Aga see aeg läheb kiiresti ikka. Ja ma usun ka. Sellepärast ongi niuke küsimus, et miks sa meiega nii vähe Hesburgeris käid, kui meil on nii vähe aega veel koos. Sa oled meiega ainult 2 korda käinud Hesburgeris, kui mu mälu mind ei reeda praegu. Ja ma tahaks teada, et miks sa meiega rohkem ei käi. Te ei ole mind väga palju kutsunud ka. Kui me kutsunud ka. Sa peaksid teadma, et sa oled alati oodatud. Jah, sa oled alati oodatud. Lihtsalt tihtipeale te käite seal söögivahetunnis. Kogu aeg. Kogu aeg. Aga siis juhtub tihti nii, et mul on mingid koosolekud või mingid asjad. Ei. Reeglid on murdmiseks. No võt, aga võt see juba näitab seda korraldamise asja. Sellepärast me olegi korraldajad. No et kui on koosolek, siis seal tuleb kohal käia, sest et see on väga oluline osa korraldamisest. Aga samas söömine on ka tähtis. See on see, mis hoiab meid elus. Kindlasti. Aga kui mul on valik saada koolist tasuta ja teine võimalus on see, et ma pean kuskile minema ja kulutama, siis majandusklassina ma ütleks, et vahel tasub. Jah, aga mõtle kalasupi peale. Okei, no kalasupi päevadel, Aga no, ta on siuke 2 otsaga asi. Ma kindlasti tulen teiega veel selle 1,5 aasta jooksul sessi. Lubad, jah? Luban. See on lubadus. Jah, see on lubadus. Väga hea.
aga meil siin Ruudiga tekkis siuke küsimus, et ma näitaks sulle mõned pildid No nii. ja siis küsiks, kumb on nunnum, kas Ruudi või mina? Vastus peaks ilmselgelt olema mina. Siin on esmalt minu pilt. Nii. Ja nüüd ma ei tea, kas ma salvestasin Ruudi pildi. Jah, siin on Ruudi pilt. Vaatan. Te mõlemad väga nunnud. Isegi kui pikad juuksed sul olid ka. Kumb on nunnum? Kumb on nunnum või? Nii, kas nüüd on see, et üks solvab ja. Kuidas ma nüüd ütlen? Te mõlemad olete tõesti väga nunnud ju. Ma ei saa ju valida. Te olete jumala sarnaste näojoontega siin lapsena. Oleme ka ole. Jaa. Okei, teeme kivikad, kumb on nunnum. No nii, tehke. Lahendage ise see. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma on nunnum. Võit mulle. Aga... Tegelikult vaatajad saavad ise otsustada ja mingi kommentaariumis siis ise hääletada. Aga me kõik teame, et see on mina. Aga Milda, see on ka väga tähtis küsimus. Kes on su celebrity crush? Kas või praegu, väiksena? Tead, ma ütleks, et mul ei ole kunagi olnud sellist inimest. Ma hetkel ei suuda küll mõelda, et mul oleks selline inimene olnud. Ma ei ole selline inimene, et ma selliste asjade peale mõtleks. Ma ei tea, ma ei näe sellel mõtet otseselt. Nii et ma tõesti ei oska, ma jään teile vastuse õlgust, et ma ei ütleks, et mul on selline inimene. Ruudi, kes su celebrity crush on? Ma pean Mildaga nõustuma, et mul ei ole sellist asja nagu, võib-olla lapsena oli, aga nüüd mul nagu üldse ei ole seda, sest see on nagu veits niisugune nüüd pigem jah ei ole, vaata, nüüd on see mõttetu, ta ei tea sind. Jah, aga nagu, no ma ütlen, et ei olegi, ma sinu vastust tean, sul on nagu nii Shakira jälle, aga aga jah, mina ei ütle siin midagi, mul ei ole. Aga Milda, kui sa saaksid panna kokku enda unistuste aktiivi juhtgruppi, mis koosneks õpetajatest, siis kelle sa valiksid sinna ja miks? Ma teen siis väikse täpsustuse, et aktiivis on juhatus. Ma tean, et spordivaimus on juhtgrupp. Meil on juhatus. Aga ei ole hullu. Juhatusõpetajatest, okei. Võib-olla siis tehnikajuhiks siis Margus või Fredi, sest et nad nagu teavad seda valdkonda. Kunstijuhiks võib-olla ma võtaks kunstijuhiks eesti keele ja kirjandusõpetaja Maretti. Aga Jaana? Jaana ka, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka nagu nii igavalt vastama, et ma ei, tegelikult, see on mõistlik. Korralduse juht, äkki Kerstin. Ma usun, et ta oleks selline, ta sobiks selleks. Miks siis sa võrdled ennast Kerstiniga praegu? Ei, ma ei ütleks seda, et ma võrdlen meid, aga lihtsalt, et võib-olla mingid omadused on meil mõlemil, mis sobivad nii-öelda korralduse juhina. Kiilitaja juht, äkki Brent Pere. Ei ole tuttav veebis. Ta annab humanitaaridele ajakirjandust. Kas see on see, kes oli sellest koolkastist? Jah, ta oli koolkastis just. Ma vaatan isegi seda osa. Peaks kursis hoidma ennast koolkasti, kui me ise podcasti teeme. Jah. Võiks. Aga Milda, kumma parem, kas meie? Kumma parem, kas koolkasti? Teil ei ole osa veel välja tulnud, vaata. Aga tegelikult nagu me küsime hiljem uuesti siis. Okay, te hiljem uuesti. Paneme Instasse üles, kas Milda arvamus on mingi 6 aega hiljem. Yeah. Nii, kes mul veel puudu jäi? Meediajuht. Äkki siis Kaspar Rumm. Ta küll ei ole päris... Ei, jah, ta on ju meediaklassile annab, ma ütleks, et võib-olla siis tema. Ja siis aktiivi üldjuht. Ta piigu on. Ma tea, hästi lihtne ja loogiline vastus tundub direktor. Meri on või? Jah, ma arvan. Sest ma usun, et ta saaks sellega hakkama, ta
tal on juba mingid sellised nii-öelda juhtivad omadused ja asjad, et siis see tundub siuke loogiline vastus. ma mõtlen, kõikidel õpetajatel on juhtiv omadus, nad juhivad ju tervet klassiruumi. Seda ka kindlasti. Aga Milda, me teame, et sa oled väga viisakas ja väga heade kommetega, aga eks igalühel on oma siuke kiuks, et mis on sinu lemmik roppsõna? Vot nende sõnadega on see, et ma ikka ise ka tegelen sellega, et ma võimalikult vähe neid ütleks. Aga mis on see üks sõna? Me võime selle sensorida, kui sa tahad, sa võid siin öelda. Aga siis me võime selle nagu... Ma mõtlen siis kurat. See on vand. See on igav. See peab roppus olema, see peab nagu ikka korralik roppus olema. Mis teil on? Me oleme need, kes küsivad. Mina küsisin enne. Ja siis sellele panete viiksu peale või? Jah. Lubate või? Jah. Siis ma ütlen... See on hea. See on kuidagi eriti hea. See on siuke emotsiooni. No kui vahest tuleb, siis ma ütlen tihti peale. Ei ole hea harjumus. Ei, see ei ole hea harjumus, aga see oli väga hea. Ei no jah, vaatajad siis ei saa teada vist. Kui nad just ei oska huultselt lugeda. Ega ma panen selle musta kastiga. Jaa, davai. Siis... Kauks te ei saagi teada. Milda siis tekkis niuke küsimus, et... No jees. Küsi. Jaa, oot. Et tekkis niuke küsimus, et kas Aktiiv või Sebastian Oras? Kas ta ise küsis selle küsimuse, on minu küsimus? Ei. Aga jah, sa pead vastama nüüd. Ma pean valima Aktiivi, sest et Sebastian on üksikisik, teda on ainult üks, aga Aktiivis on inimesi palju. Aga mõtled, teda ongi ainult üks, ta on nii eriline. Ja kas ta ei olegi siis eriline sulle või? Mina peaks küll Sebastian Orase valima, kui oleks minul see küsimus. Jah. Aga ma ei ole Aktiivis ka, jah. Saab alati uue Aktiivi teha. Sebastianiga uus Aktiiv. Jah, ma kahjuks pean valima Aktiivi, anna andeks Sebastian. Noh, jah, eks me siis saame küsida Sebastianilt, kas ta annab andeks või mitte. Jah. Äkki see on järgmise osa idee. Kutsume Sebastian ja räägime lihtsalt sellest uuest Aktiivi mõttest ja kõike. Aga tegelikult 10. klassi ei olnud sugugi kaua aega tagasi, et küsiks, et mis oli sinu esimene arvamus oma klassist ehk meest? Ja, kui sa kõndisid klassiruumi, esimene pilk. Esimene kord me vist suvekoolis nägime. Ma tulin sinna klassi natuke hiljem, te olite alustanud varem kui nii-öelda ajaliselt. Siis ma tulin niimoodi hiljem, sest et ma olin vist aktiivikatega olnud või midagi sellist. Siis ma tulin sinna klassi hiljem, siis te kõik juba istusite. Siis te tegite seda nimeringi. See oli kohutav. Ja siis ma ikka algul... Ma ütleks, et mu esmamulje oli pigem ikkagi hea. Ma nagu ei osanud midagi halba mõelda. Ju nägude järgi on väga keeruline inimesi hinnata. Ei saagi hinnata. Aga esimeste nädalate jooksul juba selle tundides ja ristimisega ja kõige sellega. Siis ma usun, et ma ei tea, minu meelest kõik jätsid mulle väga hea esmamulje. Aga kuidas sulle meeldis Rats? Mulle täitsa meeldis. Kas teeks uuesti? Jah. Me teeme niikuinii uuesti järgmine aasta. Ei, ma mõtlen, kas ta tahaks olla see rebane uuesti. Võib-olla huvitav oleks, kuna me alguses ei teadnud ei üksteist väga hästi ega ka jumalaid nii hästi, siis seda oleks huvitav teha nüüd uuesti, kui me teame üksteist ja jumalaid nagu palju paremini. Et siis võib-olla tuleksid mingid süksed teised vaatenurgad. Täitsa võimalik. Teeme Retsi uuesti lihtsalt. Ma ei tea, mina ootan seda järgmise aasta Retsi, ma ootan juba enda rebast. Tahaks ikka korralikult nagu retsida ikka nagu täiesti metsaretsi ajal lihtsalt nagu munadega loopida ja kodujuustu juustesse panna. Ei, ma mäletan, meil oli see retsi ajal, vaatas, pidid selle külma suppi suhu panema. See oli kõige kohutavam asi. Ma ei pidanud tegema seda isegi. Miks? Ei, see oli seal Astangul on ju. Ja, see oli see gruppide kaupa on ju. Ja no siis, jah, ma olin Gerdaga ja siis ma ei pidanud. Gerdaga ei pidanud. Meil lasti leevelt. Eival hakkas kahjusust. Profs hakkas. Sellega, mul vedas väga jumalatega, mina olen väga rahul. Unfair, man. Jah. See on suht unfair. Elu ongi unfair. Mäletan, ma olin kohakut ja ma jumalatel lihtsalt kuller.
käisin Hessist kooli. aga Vilda küsiti siis Gerda poolt, et kes on su lemmikklassiõde? ma ei saa valida ühte lemmikut. kas on igav niimoodi midagi? Tee Gerdale rõõmu nüüd. Sa võid lihtsalt öelda tema eest, ta on rahul. Sa võid lihtsalt öelda, et kindlasti mitte Gerda ja see on ka hea vastus. See on ka hea vastus. No kõige rohkem ma olen suhelnud nii kooli sees kui koolist väljaspool ilmselgelt üks neist on Gerda, siis Jette ja Karmen, kellega ma olen kõige enam suhelnud. Aga samas ka kõik teised klassijad ja klassivennad ju ikkagi kooli sees või kooli väljast ka mingitel istumistel või sellistel asjadel. Nii et nagu ühte lemmikut tahate, jah. Ma ütlen siis Gerda. Siis ta on õnnelik. Siis ta on õnnelik, jah. Siis tuleb välja, et ta ei vaata seda osa. Aga samas Gerda ei tule täna Playboxi proovi, jah? Ei tule. Tal on ju töö. Tal on ka üks töö, jah. Nii et äkki tahad muuta oma vastust? Muuda vastus äkki. No ma jään selle juurde, ma ei hakka siin. See on õnnu, see on wholesome tegelikult. Jah. Kuule, aga tegelikult Halloween on tulemas. Mis sa endale selga paneksid, kui sa käiksid Halloweeni jooksmas? Tead, meil oli üks selline vestlus sõpradega sellel teemal ja meil on ka üks plaan, mida me teeme, kuhu on siis mina 11 neiut ja siis üks 11 poiss. Ott on väike päike ja meie oleme teletupsud. Ta võttis ära. No, ma tahtsin ise teletupsu olla. Jah, meil on juba kostüümid tellitud. Et ei saa olla teletupsud. Või noh, te võite alati topelt olla, aga noh. Ei, see oleks igav. Kaur, kellena sa tuled Playboxi või sinna Halloweenile? Ma arvan, ma tulen Ronina. Ronina, Pinksi Reket. Ma arvan, et ei. Ja ma arvan, paned skinny jeansid jalga, võtad oma need Have a Nike Day kossid, Tommy Hilfiger särk, Pinksi Reket, sünnimärk siia. Tuli just meelde, mis sa rääkisid, et vaata, kui me tulime siia. Ei. Ei või? Okei. Aga ma arvan, ma tuleks Ronina. Kellega sa tuleks, Rudi? No, mina juba vaatasin netist neid kostüüme. Kõige rohkem silma niuke roosa jänku kostüüm. Aga ma ei tea, kas see on see, mida mu süda tahab. Ja ma arvan, et mu süda tahab pigem seda, kui ma tuleksin jokkerina kohale. Nagu, ma lihtsalt arvan, et see on nagu minu südamele parem. Aga ma ilmselt tulen seda jänkuna ikka. Ma arvan ka, et see on mõistlikum. See jänku oleks väga nunnu. Jah. Aga võidaks selle parima kostüümi auhinna vaata. Aga Rudi, kuna sina tegid avapaugu, siis ma arvan, et sa võid lõpetada ka seekord. Oli väga tore sinuga, Milda, siin vestelda. Kas see sai otsa? Hästi klanksu jäänud. Okei, nüüd me ootame siin, kuni sa lõpetad. Ei, aga väga hea, et sa tulid, aitäh sulle. Ja see oli podcast 1, 2, 3. Mina olin Rudi. Mina olin Kaur. Ja aitäh teile.